tere, minu nimi on Eero ja täna vaatame, kuidas lisada oma mängu helid. Esmalt on vaja välja mõelda 5, kuidas me need helid teeme. Meil on 2 võimalust. Me võime kas need helid luua suvaliselt või omaenda häälega. Näiteks kui ma siia mikrofoni ütleks piu-piu, siis need võiksid olla minu kosmoselaeva hääled. Aga täna mina päris nii ei tee. Aga mina lähen hoopis internetti ja otsin üles PFXR-i. See on selline programm, mis lubab teha suvalisi helisi väikeste mängude jaoks. Ja siin mul on erinevad võimalused. Ma proovin näiteks seda laserit. Iga kord, kui ma seda nupp vajutan, tuleb erinev heli. Mulle meeldib see 4 näiteks. Vajutan export WAV ja valin oma kausta. Vajutan salvesta. Ja näiteks üks plahvatusheli ka. See ei ole plahvatus. Mulle meeldib see 5. Ma valin selle, export WAV, samamoodi ja save. Nüüd järgnevalt ma lähen GameMakerisse, kus ma vajutan sounds, parem kõileklahv, law, create. Ja siin võin anda näiteks nime. Ütleme, et tulistamine. Ja siis ma saan selle importida. Ja ma valin õige kausta ja vajutan tulistamine. Ja ma saan seda kuulata. Ja ma saan seda ka kuulata. Teeme uuesti. Toome nüüd seekord plahvatus. Ning valime Explosion 3. Ja saame ka kuulata. Nüüd hakkame programmeerima. See on väga lihtne. Ühesõnaga, kui me vajutame paremat hiireklahvi ja meil toimub tulistamine, siis kohe pärast tulistamist võiks käia heli. Ja selle jaoks me otsime sellise asja nagu play ja audio, play audio. Siit valime heli, tulistamine ja nii lihtne see oligi. Lisaks on vaja plahvatamisele heli, selle jaoks läheme vastase juurde ning napilt enne objekti hävinemist lisame samamoodi play audio. Täpselt siia peab panema ja enne siis seda, kui objekt hävitatakse, mängib ta audiot plahvatus. Ja paneme mängu tööle, vaatame, kuidas tuli. Väga hea, oleme hakkama saanud sellega, nii lihtne see oligi. Järgmises osas vaatame, kuidas teha avamenüüd.